tere tulemast tagasi, mängurid, siin on Sepik. Jah, ma olen actually tagasi and I regret nothing. Olen tagasi oma inglisekeelse sisu seikluselt ja ütlen päris ausalt, et see oli väga huvitav kogemus ja ma olen väga rahul, et ma lasin endal tempo nagu maha võtta ja tegeleda uute asjadega lõpuks. Ja ma õppisin väga palju ja sain areneda väga palju inimesena. Aga ma otsustasin siis, et ma naasen siia natukene teistsuguse suhtumisega. Nüüdsest on mu kõige tähtsam eesmärk ikkagi lahutada inimeste meelt. Algab minu elus ja siin kanalil uus ajastu, kus ma ei lihvi igal videol igat viimset pikslit ja iga niinimetatud shitpost või midagi sellist ei lähe second channelile või midagi. Enam ei tule ega ole selliseid asju, nagu oli 3 aastat tagasi 2018. aastal, kui tegin Team Kanad kanali, et sinna panna high effort videoid, mis ma arvasin, et main channelile ei sobi. Ma olin liiga hoolikas sellega, mida ma postitasin ja ma tahan nüüd lihtsalt toota veidi rohkem ja end mitte tagasi hoida, kogu aeg arvates, et see ei sobi main channelile. Sealhulgas siis selliseid lolle asju, nagu oli matemaatika video. Matemaatika süvendab depressiooni, depressioon tekitab stressi ja stress hävitab ajurakke. See toode on juba nii populaarne, et 10 000 lapsi kasutab seda igapäevaselt. Ja kui mina seda kasutama hakkasin, süvenes mul kohe depressioon ja nüüd istun vaimse puude tõttu ratastoolis. Matemaatika! Või näiteks Selveri haul. Tere kõigile, mina olen Madis ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Aga enne kui videoga alustame, vajutage seda suurt punast subscribe nuppu ja vajutage like nuppu. Siin on minu veepudel, mille minu emme kinkis mulle, siin sees käib vesi, pange subscribe. Sellised videod võivad siis nüüd tulla siia main channelile ja ma võin actually olla aktiivne for once. Nagu ma ütlesin, I regret nothing. Ainukene asi, mida ma kahetsen, on see, et enne kui ma inglisekeelsetele videotele üle läksin, olin ma pidevalt inimestega väga ebaviisakas ja pidevalt liiga salti. Selles on osaliselt süüdi minu ADHD, aga ma oleks pidanud vähemalt üritama nagu paremini ennast vaos hoida. Nüüdsest üritan siis natukenegi viisakam olla vaatajate suhtes. Küll aga ma tahan väga vähendada laste kogust publikus. Tean, et kahjuks kuna Eesti YouTube on praegu täielikult surnud ja järgi on vaid YouTuberid, kes teevad sisu 3 ajurakuga imikutele, siis enamus Eesti YouTube'i publikust on kahjuks endiselt 7-aastased. Aga rõhutaksin, et sisu, mida mina toodan, ei ole mõeldud lastele. Kindlasti mitte alla 12-aastastele. Igal juhul, lühikokkuvõttes, olen tagasi teie juures ja seekord üritan rohkem ja paremini. Ma teen peagi Q&A, kus te saate küsida minu tagasituleku kohta küsimusi ja igast selliseid asju, nii et follow mind Instas @sepikgamer, kus saate varsti küsimusi küsida stories. Lasen küsimusi küsida ka enda YouTube'i community tabis. Teen selle kohta ka video ja see tuleb siia samma Sepiku kanalile. Seni aga olge tublid, joinige mu Discordiga, followge mu teist Insta-kontot ka, @madispoiss. Lasin vahepeal ka 2 albumit ametlikult välja, nii et minge kuulake neid ja followge ka seal ja värki ja followge SoundCloudis ka. Aga suured tänud, et te vaatasite, olete eepilised mängurid ja peske puhtaks.